mul läheb ka mööda teinekord 2-3 nädalavahetust, nii et mu telefon täiesti tumme. Keegi ei helista. Aga see kunagi oli selline, tekitas nagu kurbust. Sama võib-olla see üksilduse tunnet, et aga miks keegi ei helista mulle, aga see on asi, et kui ma hakkan oma elu analüüsima, sama see minu töö ja edasi, aga siis ma võtsin vastupidise käigu, et ma hakkasin ise inimestele helistama. Ja see oli nagu kummaline, kuidas, et selline 5-6 inimest 10 oli nagu üllatunud, et ma helistasin talle. Sellepärast, et nemad arvasid, et mul on kogu aeg tohutult kiire, et mina olen neid ära unustanud. Ja ka nemad ise võib-olla, jällegi on see, et nad ise ka ei helistanud mulle, et võib-olla nagu ei julgenud helistada, sest et mul on kogu aeg kiire. Et jällegi on see, et ma olen ise jätnud inimestele mingisuguse mulje, et ärge jumala eest helistage või kontakteeruge minuga, sest mul pole nagu nii teie jaoks aega. Ja tegelikult see on tekitanud olukorra, kus mina helistan, ta helistab 1-2 pärast sellega tagasi mulle. Et vaata, see on see, et istume vaikselt, kannatame, igaks juhuks midagi ei ütle, eriti kui sa oled meesterahvas. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime üksildusest. See on üks teema, mis puudutab 60% Eesti inimesi, aga hoolimata sellest, et see on peaaegu kõigile meile tuttav, viisakas seltskonnast sellest justkui nagu ei räägita. Ja põhjus on selles, et väga paljud meist kardavad nokka lahti teha, kuna sellega seostub nagu tabu. Et kui sa oled üksildane, sa oled nagu mingi läbikukkunud. Aga tegelikult ei ole see üldse nii, vaid see on täiesti normaalne tunne, millega me kõik oleme tuttavad ja esimene samm selle teemaga toimetulekuks ongi ausalt tunnistada, jah, ma tunnen nii, aga ma saan selle vastu midagi teha. Mina olen Kristiina Roodias ja mul on külas üks väga ausa, otsekohase ütlemisega mees, sündmuste korraldaja Tõnis Milling. Tervitus! Tere! Ja sina oled see mees, Eesti mees, kes esiteks räägib, teiseks räägib ausalt ja kolmandaks julgeb ka välja öelda, jah, ma olen tundnud üksildust. Jaa, nii see on, et mis siin ikka varjata või hoida endas need teadmised ja tunded ja et pigem on selle iga asjaga nii, et kui sa räägid sellest, siis on ka lahendus palju lihtsam tulema. Aga kuidas see siis toimub, et kõigepealt ütled välja, ma saan aru sellest küll, et nii kaua kui me endale ka valetame, siis lahendada mitte midagi ei saa. Aga kui me endale tunnistame, ja umbes see seis on, siis on nagu võimalik midagi teha. Ja tegelikult ma olen mõnes mõttes selline tüüpiline Eesti mees olnud ka varasemalt, et varasemalt oli ka ikkagi nii, et mida vähem ma rääkisin, seda parem oli. Et see tegelikult on tulnud selline ikkagi nõukaajast, et võib-olla meie esivanemate nagu sellise geenidega kaasa ja ema nii-öelda siis selle piimaga, et ta nõukaaeg ei olnud ju selliseid haiguseid ja muresid ja kui sa tegelikult hakkasid millestki rääkima sügavuti, siin pandi lõpuks hullumajja. Et see tegelikult on selline tulnud kaasa kusagilt kaugusest ja eks mina tean ka seda, et enda tervisest või sellist sügavatest muredest rääkimine ei ole okei olnud varasemalt. Aga see minuni selline võib-olla 4 aastat tagasi erinevate sündmuste kokkulangemisel sain aru, et kui ma ei räägi asjadest, siis ma ei saa ka ise abi nii-öelda. Mitte, et mul oleks olnud mingi tohutu probleemid, aga sama see üksinduse teema, et ka nagu sa ütlesid ka, et 60% inimestest on seda nagu kogenud ja me kogeme ka, ma usun, et mitte 60, vaid 100% tegelikult on see. Ma arvan ka teatud eluetappides. See on 100%. Ja see on täiesti normaalne. Ja, see on normaalne selles mõttes, et ma isegi ütlen nii, et see tunne, see ei ole haiglane tunne, vaid see on täiesti normaalne tunne elus, mida me kõik tunneme erinevatel etappidel. Et kas see, ma usun, et ka need inimesed, kes täna on 90 aastased, need, kes on 9 aastased või 15 aastased, võib-olla nooremad mitte väga, aga eks me kõik oleme kogenud seda ja küsimus on selles eluetapis ja kuidas me sellega hakkama saame. Kui me loeme seda täna, mismoodi oli uudis, et iga päev tuuakse EMO-sse 2 noorukit, kellel on enesetapu vigastused küljes.
kohutav. et see tegelikult on see, et ka tänapäeva noortel on see üksinduse või üksilduse tunne on see väga metsik, sest me kõik oleme oma nutimaailmas väga sügavalt sees ja see tegelikult viib sind inimestest eemale hoopis. Et sa arvad küll, et sa oled väga seltskondlik, väga selline avatud, aga tegelikult sa ei ole seda. Just see, sa tõid välja selle, et arvame mõnikord, et noortel pole mingid muresid, tühjagi. Noortel on teinekord probleemid väga suured. Et tegelikult nüüd on see, ennem oli nii, et me aimame. Apotheka võttis oma südame asjaks siis teha korralik uuring, koos Kantar Emmoriga siis küsitleda, mis inimesed tunnevad ja selgus, et üksildus, just see L-tähega seal keskel, see tunne, et ma ei kuulu kuhugi. Mind ei ole kellelegi vaja, kas mind on üldse tarvis, kas ma olen üldse märgatud. Seda kogevad väga paljud kõikides vanusegruppides ja sageli just noored inimesed. Ei ole ainult eakad üksi, sageli, kellel on suur elumuutus, näiteks on naine jääb lapsega koju, kaob tema tutvuskonda ära, inimesed kolivad teise riiki, midagi muutub, kas läheb lahku, läheb kokku. See on nagu ühiskonna ülene teema. Ja nüüd on lisaks sellele, et me teame, on ka reaalselt ikkagi võetud konkreetselt eesmärgiks leida ka lahendus ja pakkuda lahendusi, sest alati on võimalik midagi teha. Et jõuame lahenduste juurde kohe tagasi, aga ma tahaks ikkagi teada sinu enda kohta. Vaata, sinu paistad ju alati, sa oled kuskil laval, mikrofon käes, kõlava häälega, särab, sa tundud nagu maailma kuningas, kellel on kõik hästi. Ja mitte keegi ei usuks, et sa võid ennast üksildasena tunda. Kuidas sa said aru, et kust tunnet sa endast kannad? No eks nooruses ma tundsin ennast üksildasena teinekord siis, kui ma pole alkoholi ega suitsu kunagi teinud, et siis ma olin mõnes mõttes selline friik. Et sa umbes, et sa... See ei kuulu siia seltskonda, aga et mind on ka väga ei huvitanud see, et ma sõitsin üksinda rattaga ringi mööda oma kodupiirkonda ja kuidagi see ei mõjutanud mind. Aga kust sul see otsus tuli? Ma ütlen, praegu on see väga populaarne, väga palju on pidudel noori, kes mitte midagi ei tee, ei võta lonksugi, joovad vett rahulikult ja on väga omaks võetud. Aga tollel ajal võib-olla siis kõik teised võtsid ja siis, kust sa teadsid, et ei, ma ei hakka ennast mürgitama? Ma isegi ei tea, mul tegelikult on selline lapsepõlve iseloomujoon oli see, et ma olin äärmiselt tagasihoidlik, äärmiselt vaikne. Ja temal oli isegi mure, et ta võis mind viia koduhoovis välja, ma võisin seista 2 tundi ühe koha peal üksinda ja ma ei suhelnud kellegagi, et see oli võib-olla tulnud ka lapsepõlvest, et siis ma ei suhelnud inimestega ja kunagi tekkis see mingi väikene põhimõte, et ma ei taha ja ma ei liikunud ka gängides ringi, et võt ei saa, kus sa oleks saanud proovida. Et kunagi tekkis see nagu põhimõte, aga ma ei tahagi ja mis siis ikka, et see proovin seda põhimõtet jälgida ja nii see jäi. Ehk siis sa tegid otsuse ja jäid oma otsusele kindlaks. Aga see mingil hetkel siis sotsiaalsetes seltskondades tekitas sellist teistsugune olemist ja ta on mingi teistmoodi. See on teistsugune. Ja kahtlane ka, keegi mäletab, mis eile toimus. Ja mina mäletasin kõiki sündmuseid ja eriti hommikuti siin rääkida, mis keegi korda saatis, aga ma lõpuks loobusin ka sellest järelkaja rääkimisest, et see ei toonud eriti head. Aga milles see üksilduse tunne siis väljendab, kui seda kirjeldada, et kuidas ta seestpoolt on, siis kuulajad saavad võib-olla näpu peale panna, et oot, see on ju mullegi tuttav. Ma nooruses võib-olla ma ei osanud seda tunnet iseendale väga kirjeldada, eks, aga nüüd hilisemas ajas, enne seda 4 aastat tagasi oli üks mitu erinevat sündmust, aga see oli selline tunne, mida me kõik teame, on see, et kuidagi nagu, võib-olla üks on see, et kas keegi üldse mõtleb minu peale praegusel hetkel, et kuidagi nagu, et ei ole inimesi, kes helistavad mulle edasi, kuidagi selline, sa tundsid, et sa oled nagu selline üksik inimene maailmas. Aga ma sain aru ka sellest hiljem, et see on see vana hea enese piitsutamine, et ma tahan, et mul oleks kurb olla, siis selleks ma mõtlen välja mingisuguseid luulusid, ehk luulud või sellised mittepädevaid väiteid. Ma mõtlen välja väite, et mul ei ole sõpru. Ma mõtlen välja väite selle kohta, et keegi ei mõtle minust. Aga loomulikult ega sellel ajahetkel ei mõtlegi sinust keegi võib olla. Isegi sinu ema, isa võib-olla teevad mingeid toimetusi
ja ega ma ei saa olla niivõrd selline egoist, et mõtle, et kõik sõbrad mõtlevad see hetk minu peale just. Et see tunne oli selline hetkeline, aga ma arvan, et see oligi selline kuidagi nagu mingite sündmuste kokkulangemine või ka õhtuti.